Tere, head vaatajad! Algab saatesarja Heade mõtete kast 12. saade. Ja tänasesse saatesse valisin sellise teema, mis on viimastel kuudel erutanud üsna paljusid nii Euroopas, maailmas kui isegi Eestis. Ja mõtlesin, et paneks teemaks tegelik Palestiina, sest meil on räägitud Palestiinast nii ja teistpidi. Meil on tekkinud üllatavalt palju selliseid Palestiina eestvõitlejaid, kes võitlevad, lehvitavad Palestiina lipuga, aga selgub, et ega nad eriti ei tea sellest Palestiinast midagi. Ja ütleme ausalt, ega minagi ei teadnud veel aastal 2023, peaaegu 2 aastat tagasi, et Palestiina on tegelikult palju suurem kui see, mida meile räägitakse. Ja tookord käis rahvuslaste koolitusel esinemas Peeter Võsu, Eesti üks paremaid Palestiina asjatundjaid ja pidas seal loengu. Ja siis saidki sügiskoolilised teada sellest, aga kuna seal oli võrdlemisi vähe osavõtjaid, mitte ligilähedaseltki võrreldav meie saate vaatajaskonnaga, siis mõtlesin, et kutsun Peetri tänasesse saatesse ja mingi hetk ta võtabki sõna. Aga vaatame mõne aja pärast veidi pildiliselt seda teemat läheme ja siis tuleb Peeter mängu. Ja tänases Heade mõtete kastis ongi siis tegelik Palestiina. Ja miks tegelik? Sellepärast, et tegelik Palestiina on tunduvalt suurem kui see, mida meile on püütud rääkida. Meil räägitakse 2 riigi lahendusest, aga mõeldakse selle all seda, et Palestiina riik tuleks rajada praeguse Iisraeli sisse, Gaza sektorisse, Jordani läänekaldale ja sinna kanti. Ja kas teadlikult või harimatusest unustatakse ära, et Palestiina ulatub tunduvalt väljaspoole Iisraeli. Ja isegi ütleme, et umbes 3/4 Palestiina alast on väljaspool Iisraeli. Aga seda meil ei mainita. Vaatame siis lähemalt. Tänasesse saatesse kutsusin Peeter Võsu rääkima Palestiinast sellepärast, et tema loeng rahvuslaste 12. sügiskoolis 26. novembril 2023 tekitas suurt huvi. Ja ta rääkis seal isiklikust kogemusest, rääkis oma teadmistest ja vasakpoolsel pildil ongi näha, kus ta parajasti on Iisraelis 2023. aasta oktoobris, kui toimus terrorirünnak. Sellest tuleb ka mingil hetkel ehk juttu. Aga mõte oli selles, et rahvuslased võtsid Peeter Võsu jutu väga hästi vastu. Ja see oli mõnes mõttes üllatav, sest rahvuslaste hulgas on üsna suur osa neid, kes on juutide suhtes kriitilised. Eks juudid on ajaloo jooksul selleks põhjust küll ja küll andnud, aga häda on selles, et sellised rahvuslased kannavad selle juudi vastasuse edasi nagu Iisraeli riigile. Ja nad ei tule ise selle pealegi, et kui kõigil teistel rahvastel on õigus oma riiklusele, siis selline õigus peaks olema ka Iisraeli rahval, tähendab juutidel. Ja kui nad on seal, kus nad praegu on, las nad olgu, kaitsku oma riiki, nad suudavad seda pidada. Ja samas, kui mõelda, see on nende ainukene kodumaa, samas kui araablastel on kasutada kogu suur Araabia maailm. Ütleme Marokost kuni sisuliselt Pakistanini, võime seda nii nimetada. Samas maailma suurim muhamedlik riik Indoneesia asub veel ida pool. Nii et see on selleks, et oleks parem võrdlusvõimalus. Ja siin piltidel ongi siis Peeter kõigepealt videol, mis ta ise tegi Itaalias. Ja teine pilt on see, kus ta istub koos Tehnikaülikooli õppejõu Edmund Laugassoniga kõrvuti rahvuslaste sügiskoolis. Edmund pidas ka ise loengu koos uudistekeskuse pealik Eiki Pettaiga, rääkisid vabavarast ja siis Edmund lahkelt jäi Peetrile abiks, et aidata slaide näidata ja üldse arvutitehniliselt toeks olla. Ja klapp oli hea, sest mõlema loengu vastu oli sügiskoolilistel huvi suur. Ja siis siin ongi kava tollasest rahvuslaste koolitusest 12. rahvuslaste sügiskoolist ja Peetri loengu pealkiri oli milline oleks Iisraeli ja palestiinlaste tüli parim lahendus. Sisuliselt võib öelda, et see on ka tänase saate teema ja eks saate lõpuks selgub, kas jõuame sellele lähemale või mitte. Aga vaatame nüüd korraks kaarte. Siin on siis Palestiina ala 2020. aasta seisuga. Nüüd siin peab muidugi mõisteid siis täpsustama, et mis oli see Palestiina ala, sest brittide mõistes
oli Transjordaania, mis nad võtsid ja sellest 2 või 3 veerand sai nagunii ju said araablased endale teisel pool Jordanit, et tegelikult see oli üks ja sama ala ju. Et ikkagi esialgne jagamine oligi kokku lepitud ja ka ÜRO eellane nii-öelda Rahvaste Liit kirjutas alla sellele ja anti välja resolutsioon, et kõik, mis Jordaniast lääne poole, Jordani ja mere vahel on, et see kuulub juutidele. Ja kõik, mis on ida pool, mis oli 3 korda suurem maa, et see kuulub araablastele. Et tegelikult araablastel ei ole probleemi, et neil oleks maad vähe. No see on, nagu ma siin juba näite tõin, et kui nüüd Venemaa ütleb, et meil on muidu kõik hästi, aga maad on kahjuks vähe ja jääb just üks Ida-Virumaa suurune tükk puudu. Et ma ei tea, kes siis seda usuks, et neil maa probleem on. Et see on ideoloogiline probleem, et keegi tahab üle võtta, keegi tahab, et seal juudiriiki ei oleks. Ja see on kõigi nende organisatsioonide idee olnud, et tuleb, nii nagu nad ütlevad, et jõest mereni siin vaieldakse, kas see termin on nüüd kellegi utoopia või on see kuritegelik termin, aga see jõest mereni, see termin tähendabki, et Jordanist kuni Vahemereni peavad olema juudid kadunud sealt, et mingu tehku Siberisse oma juudid või Austraaliasse või Lõuna-Ameerikasse, aga mitte Lähis-Ida. Nagu näete, Iisraeli riiki pole seal näha, tookord Iisraeli riiki polnud veel olemaski. Ja kes vähegi tunneb geograafiat, see näeb, et Iisrael moodustab sealt päris väikese osa. Ja suurem osa ongi see, mis jääb nagu ida poole. Transjordaania, eks tookord oli Briti mandaat Palestiinas. Ja see on siis täpsemalt, see peaks olema 1920. aasta seisuga. Aga jätke meelde. Ja siis on 1922. aasta seisuga Palestiina jagamiskava. Siin on juba näha, taheti luua eraldi ala juutidele, eraldi ala araablastele. Ja siingi on näha, et see Palestiina ala ehk Transjordaanias on tunduvalt suurem kui see, kus asub Iisraeli riik. Ja siin on siis Palestiina ala aastatel 1923 kuni 1947. Ja siin on näha, et Transjordaania ehk siis pärastise või praeguse nimega Jordaania on tunduvalt suurem kui Palestiina ala, millele pärast loodi Iisraeli riik 1948. aastal, kui ma õigesti mäletan, 14. mail vist oli, jah. Aga lähemalt räägibki sellest Peeter Võsu. Ootame ära, kui ta tuleb pilti ja jätkame vestlust. Ja nüüd on siis aeg hakata küsitlema Peeter Võsu, kes on Eesti üks paremaid Palestiina asjatundjaid. Ja kui Peetrit tutvustada, ütleme siis, et ta on Eesti-Iisraeli keskuse juhataja. Just sobib mees, aastakümneid uurinud seda valdkonda. Ja Peeter, kui sa käisid 2023. aastal esinemas rahvuslaste sügiskoolis, ma mäletan hästi, sinagi rääkisid seal tookord, et Palestiina on tunduvalt suurem kui see ala, mida praegu Palestiinaks peetakse. Aga kõigepealt küsingi sult, kas siis tõesti need riigid, kes nõuavad kahe riigi lahendust, kas nende luure või poliitikud ei tea seda, et Palestiina on tegelikult tunduvalt suurem kui see ala, mis jääb Iisraeli riigi ehk juudi riigi sisse? Palun, Peeter. Ja tere ka minu poolt. Muidugi siin on üsna palju selliseid fakte, mida eiratakse, aga hea poliitika ja hea teksti võib ju maha panna ilma, et üldse faktidele mõtleks. Et tegelikult siin ongi, aetakse segi väga paljud asjad, näiteks aetakse segi maa-ala, geograafia, rahvus ja ajalugu. Tähendab, et kui räägitakse, et Palestiina kui selline, et Palestiina riik, et see on rahvusvahelise õiguse järgi on neil täiesti kohe õigus see kohe kätte saada ja kõik, kes seda takistavad, siis ühesõnaga tuleks nagu kurjategijaks kuulutada, et see on nüüd siis tänane situatsioon meil ja meie peame sellega tegelema. Aga ja me teame, et araablased on väga sõnakad selles suhtes, Euroopa on muutunud ka sarnaseks, üle Euroopa on meeleavaldused,
lehvitatakse Palestiina lippu ja et see riik tuleb kohe-kohe luua. Ja nüüd siis jah, vaatamata sellele Gaza konfliktile, nüüd siis preemiaks kiputakse tunnustama seda siis ka riigiks ja see on huvitav, et seda riiki ei ole olemas ja saladuskattel peaks välja ütlema kohe, et seda riiki ei ole kunagi olemas olnud. Palestiina riiki ei ole olnud kunagi ajaloos. No seda võib tinglikult öelda, sest oli küll selle riigi eellane tõepoolest seal maa-alal, kui kunagi Iisraeli rahvas läks Egiptusest Moosese juhtimisel ja siis juba juhatus vahetus Joosua juhtimisel toodi nad üle Jordani selleaegsele Kaanani maale umbes 3500 aastat tagasi, siis teiselt poolt Euroopast tuli sinna veel üks rahvas, filistid. Ja nemad võtsid siis sellised linnad, mis on ka tänapäeval täitsa olemas Iisraelis, Gaza, Ashdod, Ashkelon, Ekron ja Gat. Ja need olid siis filistide linnad. Ja nüüd, kui me räägime filistidest, siis tinglikult võiks neid palestiinlasteks nimetada, sellepärast et filistid olid, tähendab, et see euroopastatud kõnepruugis ongi Palestiina on Filistia. Siin on vaja natukene tunda ajalugu ja natuke tunda ka neid keeli, millest ta on tõlgitud, nii et siis saab asi selgeks. Aga igal juhul nii see... Vabandust, Peeter, mulle meenub, et kas mitte araabia keeles ei ole Falastiin, ei ole? Ja, Falastiin ja me ütleme Palestiin. Nii et see F ja P ja muide ka heebra keeles on see sama täht märgib ära siis kas P-d või F-i, siis vastavalt siis kontekstile ja vastavalt, mis tähted ees või tagada on. Nii et jah, aga kuidas see asi siis nüüd sellesse tänapäeva tuli, et sellest on ka võib-olla vaja natukene teada, et see aitab nagu selliseid õigeid positsioone võtta. Nimelt, kui Iisrael oli Rooma riigi osa, siis umbes 60 enne Kristust ja 70 pärast Kristust, selle vahel umbes 130-140 aastat. Ja siis toimus roomlaste vastu, see on siis juudi ülestõus aastal 70 ja roomlased praktiliselt hävitasid Jeruusalemma templi, hävitasid kõik selle, mis oli, tegelikult juutidel oli omamoodi selline autonoomia Rooma impeeriumi raames. Ja sellega siis Rooma riik hävitas siis tegelikult Iisraeli kui sellise rahvusüksuse. Nüüd juudid üritasid ükskord veel oma riiki taastada ja see oli Bar Kokhba ülestõus aastatel 132-135 pärast Kristust. Ja nad tekitasid Rooma riigile nii palju kahju, kuigi nad Rooma riigist ju teadupoolest jagu ei saanud ja loomulikult väike hulk ülestõusnuid ei saagi ju nii võimsa riigi vastu nagu Rooma impeerium. Ja Rooma keiser Hadrianus selle peale pärast siis Bar Kokhba ülestõusu aastal 135 ütles, et mina nimetan selle ala Filistiaks, juutide kõige verisema ajaloolise vaenlase nimega, et keegi kunagi ei võtaks sõna Iisrael suhu, et olgu see ala siis Filistia ehk siis Palestiina. Ja sellest ajast siis, kuna keiser nii ütles, siis kus me võime siis vastu vaielda, siis enam ei olnud Iisraeli maakaardil, geograafilistel kaartidel, vaid oli Palestiina. Ja see Palestiina siis käis seal päris pikalt. Ta oli kogu Rooma impeeriumi aja, siis Rooma riik jagunes teadupoolest 4. sajandil Lääne-Rooma ja Bütsantsi riik kuni 7. sajandi keskpaigani, siis oli praktiliselt Bütsantsi riik, see, mis valitses neid alasid ja vaat siis tulid sinna araablased. Nii et see on araablastele siis kuulunud aastast 7. sajandi keskpaigast kuni aastani 1099, kuni ristisõdijad vallutasid Jeruusalemma ja ligi 200 aastaks sai sellest siis kristlik riik ehk siis ristisõdijate alluvuses olev maa. Peeter, aga nüüd tekib selline küsimus. On ajaloost küllalt selliseid näiteid, kus rahvus jääb alles, kuid lihtsalt vahetab usku. Kas
midagi sellist tekkis ka vilistitega, et nad vahetasid usku, näiteks hakkasid muhameedlasteks, muutusid araablasteks, aga jäid ikka samasse alles. Või oli asi pigem niimoodi, et selle peale, kui araablased saabusid Palestiina aladele, siis vilisteid enam ei olnudki seal olemas. Vilistid said hävitatud hoopis enne. Nimelt Babyloonia riik vallutas selle ala Juudamaa aastal 586 enne Kristust ja vallutati Jeruusalemm, aga teisalt Babyloonia hävitas ka vilistid, kes olid siis Vahemere rannikul, nii et praktiliselt vilisteid ei ole seal olnud juba kuskil 2500 aastat tagasi. Nii et siis, kui Rooma riik tekkis, siis enam vilisteid seal ei olnud, aga keiser Hadrianus sellest muidugi ka ei hoolinud, nii nagu suured isevalitsejad ikka, kui tema nii ütles, et see on Filistia, siis ta on Filistia. Ja niimoodi see siis nüüd oli ja kui araablased tulid ja olid siis, nagu ma nimetasin siin 7. sajandi keskpaigast kuni aastani 1999 võimul, siis nad oma riiki sinna ei loonud, vaid see oli siis lihtsalt araablaste üks asumaadest, seal ei olnud Jeruusalemm pealinn ega ei olnud seal eraldi riiki, vaid ta oli ühesõnaga araablaste üks ääremaa ja väga hõredalt asustatud. Ja siis tulid ristisõdijad, 200 aastat oli ristisõdijate riiki ja pärast seda 1291 võtsid Türgi hõimud selle ala. Nii et ta oli mamlukkide all ja siis oli Ottomani impeerium seal võimul. Nii et see oli siis türklaste alluvusega, loomulikult maapinnal oli nii araablasi, juute, türklasi, võib-olla ka mõni eestlane, ega ma ei tea, aga igal juhul seal oli erinevaid rahvaid ja esimeses maailmasõjas, siis pärast 400 aastat Ottomani riiki võtsid britid selle asja, kui sõjavõitjad võtsid oma alluvusse ja Rahvaste Liit andis neile mandaatõiguse siis brittidele ja prantslastele. Britid jagasid Transjordaaniat, nii nagu sa ilusti selle kaardi peal ka näitasid, ja Süüria jäi prantslaste jagada ja muidugi mitte ainult siis Transjordaania, vaid ka Iraak, ka Liibanon ja Süüria ja praktiliselt kõik need maad olid siis sellised, et britid ja prantslased pidid otsustama, kes nende valitsejateks saab. Ja meie rahvuskaaslane Johan Laidoner käis seal piire paika panemas, nagu ajaloohuvilised teavad. Ja me ei tea muidugi, kas ta tegi seda kaine peaga või purjus peaga, igal juhul jooned said sageli üsna sirgelt veetud, aga mitte hõimude piire pidi. Nii et jah, see asi siis jagati ja tegelikult esimeses maailmasõjas juudid aitasid väga palju britte ja välisminister Balfour lubas, et me anname juudi rahvale tema ajaloolise maa, et see on neil õigus saada ja siis otsustati see jagada nii, et Jordani jõest lääne poole siis on juutidele ja Jordani jõest ida poole jääb araablastele ja kui on araablasi lääne pool, siis nad võivad kolida ida poole või siis jääda ka juudi riiki ja vastupidi ka. No reaalses elus siis tekkis niimoodi, et araablased, kes olid juudi riigis, need siis mitte 17. aastal, kui see asi otsustati, sest ega see aastani 47, kui ÜRO otsus vastu võeti, nüüd hakata uuesti seda kõike jagama, ega seal vahepeal oli ka ju üsna palju siis toimetamist, et see ei olnud nii, et Briti välisminister Balfour andis deklaratsiooni ja siis hüpati aastasse 47 ja see asi sai jagatud, vaid seal oli San Remo deklaratsioon aastal 1920, mis otsustas siis selgelt, et juudi riik Iisrael jääb lääne poole Jordanit. Sellest vormistati ka ÜRO eellase Rahvaste Liidu resolutsioon ja niimoodi see otsus tehti aastal 1922, nii nagu sul kaardi peal oli ka märgitud, seal 1922 oli siis Iisrael Jordanist lääne pool ja
ja vaat siis aastal 47 siis olid juba araablased saanud Transjordaaniast siis selle idapoolse osa enda kätte ja siis nemad enam nõus ei olnud, et juudid sinna üldse tulevad. Ja kui 47 ÜRO otsustas, siis 33 häält 10 vastu otsustas ikkagi selle asja läbi suruda ja otsustati, et jagame siis seda läänepoolset osa veelgi. Nüüd, kes ei tea, kui suurt maalappi siis jagati, et siis ikkagi jagati sellist poole Eesti suurust maalappi juutide ja araablaste vahel. Ja kui me nüüd vaatame seda Araabia maailma, mis siin on roheliseks tehtud, siis see kollane, see, mis on juudiriik, see on umbes nii nagu Eestimaa Venemaa kõrval. Et kui Venemaa oleks punaseks värvitud ja Eesti oleks ta kõrval, siis ta oleks nagu täpikene, eks ole, sealt Vaiksest ookeanist kuni Euroopani välja. Venemaa ja siis Eesti seal servas. No siin on nüüd Iisrael siin servas, kus on üleni see roheline osa on siis kõik Araabia maailm. Ja nüüd, et seda jagada siis veel araablaste ja juutide vahel, no see on minu arust isegi natuke pentsik. Aga nüüd on huvitav asi, et juudid olid nõus selle jagamisega, araablased mitte. Ja nüüd tuleme jälle selle Palestiina juurde. Juudid kolisid Palestiinasse. Nemad olid üsna nõus siis selle identiteediga, selle maa nimetusega, et nende maa nimetati küll nende vaenlaste maa järgi Filistiaks, Palestiinaks, aga nad olid kõik sellega rahul. Ja see on huvitav, et kui me räägime palestiinlastest ja nende õigustest, siis kuni 20. sajandi esimese pooleni, kui räägiti palestiinlasest, siis räägiti enamasti juudist, mitte araablasest. Et palestiinlane siis oligi juud, kes oli Palestiinasse kolinud. Ja neid kolimisi toimus siis alates 19. sajandi teisest poolest. Need olid nii-öelda alijalained, siis kus juudid oma kodumaale läksid ja nad läksid tuhandete kaupa. No siin on muidugi omad põhjused, miks nad hakkasid minema. Leiti üles vana Taaveti linn, see esialgne Jeruusalemm, mille kuningas Taavet vallutas ja puuslastelt, kes oli siis üks Kaananimaa rahvas 3000 aastat tagasi. Ja ju siis neis tekkis rahvustunne ja siis tulid rahvuslikud konverentsid ja nii edasi. Nii et see kõik viis ka selle juutide soovini kolida Palestiinasse. Ja siin ma näitan, mul on Jerusalem Posti siin selliste esilehtede kogumik, kus siis on näha ja näitan, et kõik meie kuulajad, vaatajad näeksid ka. The Palestine Post oli siis juudi ajaleht, et see ei ole lihtsalt minu arvamus, et juut ennast palestiinlaseks pidas, aga isegi nende suurim päevaleht oli Palestiina Post. Vaata, Peeter, see on huvitav fakt, mida ilmselt suurem osa Palestiina praegustest eestvõitlejatest ei tea. Ja tunnistan, et kuigi mina ei ole Palestiina eestvõitleja, kaugel sellest, aga kui sa käisid 2023. aasta novembris esinemas rahvuslaste sügiskoolis, siis ka minule oli see täis uus fakt. Ja ma usun, et seda tulekski rohkem levitada, sest tekib küsimus, kes siis ikkagi on palestiinlane ja mis aja jooksul on seda nimetust muudetud ja kes see muutja on, kes see otsustab nüüd, et kes on ja kes ei ole palestiinlane. Ja, no vaat nüüd see asi on, et loomulikult iga rahvas võib endale identiteedi ise võtta. No samamoodi nagu araablased kolisid sellele alale, mida nimetati Palestiina ja hakkasid palestiinlasteks ja juut, kes sinna kolis, võis ennast palestiinlaseks nimetada. Tinglikult, ega ta rahvuselt nüüd ei muutunud kellekski teiseks, kui ta on. Sama me võime öelda, et kui vene rahvas kolis Ida-Virumaale, siis nad võiksid ennast idavirumaalasteks nimetada tinglikult ja öelda, et neil on kõik rahvusvahelised õigused saada iseseisev Ida-Virumaa riik pealinnaga Lasnamäel näiteks. Ja see on eriti hea, pealinnaga Lasnamäel. Aga selle juurde võib-olla veel tuleme, sest see Jeruusalemma küsimus on üsna huvitav. Aga kui tagasi korraks minna, siin on nagu erinevad lähenemised, sest rahvus saab olla seotud nii usundiga kui ka keelega,
kui ka tõuga, samas kas ta saab olla väga seotud piirkonnaga. No, kuigi maailmas on selliseid riike nagu Bosnia-Hertsegoviina või Belgia, mis on kuidagi imelikult grantsriigid, kes on belglane, kes on bosnialane. Kui Bosnias elab 3 suuremat rahvast, bosnialased, need Muhamedi usku, lõunaslaavlased, siis serblased ja horvaadid, kas nad siis on kõik bosnialased? Sama lugu on palestiinlastega, eks ole. Seepärast ma küsingi sult, Peeter, milline on palestiinlaste, ütleme selle araabia hõimu rahvusliku eneseteadvuse põhi? Kas see on keel, kas see on usund, kas see on asukoht või mis see täpselt on? No ju see identiteet on ikka natuke kunstlikult võetud minu nägemuse järgi, sest kõigepealt nad räägivad kõik araabia keelt. Neil ei ole oma keelt, neil ei ole ka oma ajalugu ega ajaloolist midagi nagu, mis riigile viitaks. Ehk siis neil ei ole oma ajaloolist valuutat olnud, neil ei ole oma maad olnud kunagi, oma riiki ei ole olnud, oma taustaga mingisuguseid ajalooürikuid. Et see identiteet võeti ikkagi 20. sajandi teisel poolel ja isegi kui need araablased sinna jäid ja Iisrael rajas oma riigi, siis ju teadupoolest Jordaania võttis selle piirkonna Iisraeli südamaa, mida nimetatakse lääne kaldaks tänapäeval tinglikult. See oli küll jordaanlaste perspektiivist lääne kallas, kuna see oli Jordani jõest lääne pool. Aga see oli muidugi Juuda ja Samaaria ajaloolised Iisraeli alad. Ja kui nüüd see rahvas, kui nüüd need maatükid jäid Jordaaniale ja Gaza jäi Egiptuse alluvusse ja Golani kõrgendik jäi Süüriale, siis ei rääkinud keegi nendest, et nad tahaksid kuidagi nagu Palestiina riiki sinna luua. Et nad olid õnnelikud, et nad olid jordaanlased, egiptlased, süürlased seal ümber omadel maatükkidel ja nad olid ainult õnnetud, et sinna nüüd Iisrael sinna vahele tekkis kuidagi moodi väga kummalise moodustisena, nii nagu ÜRO seda oli jaganud ja nüüd nad olid õnnelikud, kuni siis nad tahtsid ikka Iisraeli sealt merre suruda. Ja nimelt aastal 1964 loodi Palestiina vabastusorganisatsioon. Mitte selleks, et saada Jordaania käest nii-öelda Palestiina riiki ja et neil oleks nüüd kõva rahvusidentiteet kui palestiinlased seal olnud, vaid nad tahtsid ikkagi juutide käest saada kõike seda muud, Tel Avivi ja Galilead ja seda kõrbeala seal Eilat ja Punase mere ja siis Jeruusalemma vahelt ja et ühesõnaga nad tahtsid kõike muud kui seda, mida nad tänapäeval taotlevad. Oota, Peeter, üks tähtis küsimus. Kui nad ei tahtnud Jordaanialt midagi saada või võtta, aga miks siis Jordaania mingi hetk kuulutas Palestiina vabastusorganisatsiooni terroristlikuks organisatsiooniks ja keelustas ta üldse? No sellepärast, et see organisatsioon, eks ta nagu ikka terroristid, ega nad ei tunnusta ju ühtegi võimu, ei Egiptust ega nii nagu Gazas olevad Hamas ja Palestiinian džihaad, eks ole, et need on ka, Egiptus on ka need terroristlikuks kuulutanud, kuigi nad on, tegelikult Gaza oli osa Egiptusest enne seda, enne 6 päeva sõda, enne aastat 1967 ja nüüd kui aastal 1967 Iisrael võttis üle siis need alad lääne pool Jordani jõge, Jordani jõe ja mere vahel, ühesõnaga jõest mereni, nagu me teame seda väljendit, siis räägiti, et meil on vaja sinna luua Palestiina riik, nii et see aastast 67 siis hakati rääkima siis sellest vajadusest Palestiina riik luua. Enne seda ei olnud vajadust. Nii et see näitab nagu sellist, et see rahvusidentiteet neil tekkis siis pärast seda, kui Iisrael need alad araablaste käest sai juudi riigi koosseisu. Ja nüüd Iisrael ametlikult muidugi oli üsna järeleandlik, ütles, et nad on nõus loovutama neid maid, nad ei võtnud seda ka otselt riigi koosseisu, vaid nimetasid vaidlusalusteks maadeks, mida ülejäänud maailm nimetab okupeeritud aladeks.
ja siis tekib minul alati küsimus, et aga kellelt Iisrael need okupeeris? See on hea küsimus. Sest ta olematult riigilt ei okupeerinud, eks ole, palestiinlase riiki pole olnud, et ühesõnaga Juuda ja Samaaria võeti siis ikkagi Jordaanialt. Kas Jordaania küsib neid tagasi? Ei küsi. Gaza võeti Egiptuselt. Egiptusele on isegi Iisrael pakkunud Gazat tagasi, et võtke ja valitsege teie ise, et seal see terrorist ei valitseks. No ei taha. No jah, Süüria võib-olla tahaks Golani kõrgendikku tänasel päeval tagasi saada ja nad peavad ka läbirääkimisi. Aga võt nii see asi on, et tegelikult see retoorika, mis selle ümber on, nüüd ei tee vahet Palestiina rahval, Palestiina riigil, Palestiina aladel, et see on ikkagi hilisaegadel sinna läinud araablane. Ta on selle identiteedi võtnud aastal 1967 pärast seda, kui Iisrael need alad saavutas ja nüüd räägitakse mingisugusest rahvusvahelisest õigusest, mis annab neile nagu õiguse luua sinna oma riik ja teistele kohustuse see riik sinna tekitada. Ja selle peale on minul alati olnud nagu selline suur küsimärk hinges, et kui tuleb Euroopa Liidus jälle uus kõrge välisesindaja, siis esimeses kõnes ta ütleb, et minu kõige suurem mure on luua Palestiina riik ja anda sellele pealinnaks veel Jeruusalemm. Nii et no siis tekib küsimus. Kummalise võitu kuidagi või nalja tegemine või kuidas seda nimetada? No on, eks ole, et kõigepealt, et Euroopa välisesindaja, miks teda peaks esmalt huvitama üldse mingisugune Lähis-Ida riik ja miks ta peaks seisma selle riigi loomise eest, mida pole ajaloos kunagi eksisteerinud. Ja siin on üks aspekt veel, sest nii sinu 2023. aasta novembrikuist loengut meenutades kui ka muid artikleid, mis olen sel teemal lugenud, mul on meelde jäänud, et Palestiina, nimetame seda autonoomiaks või kuidas, et ta ei ole suutnud korralikult majandada. Ta on pidevalt olnud rahvusvahelise abist sõltuv, nii-öelda rahvusvahelise abi nisa otsas ja seda on küll põhjendatud sellega, et Iisrael kogu aeg häirib, nad ei saa vabalt areneda. Kuivõrd see siiski tõele vastab, minu jutu tagamõte või mõte on selles, et üks asi on nõuda endale oma riiklust. Teine küsimus on selles, kas rahvas on üldse suuteline oma riiki pidama, seda majandama. Sest kui ütleme deklaratiivselt riik välja kuulutada ja ta jääb kogu maailma üldsusele jääb nagu koormaks kaela, kas seda on vaja? Ja ma mainin seda seoses Euroopa Liidu kõrge välisesindaja jutuga sellepärast, et ka Euroopa Liit on üsna palju toetanud Palestiinat. Ja see tähendaks, et sel juhul see toetussumma suureneks veelgi. Või kuidas? No vaat selles see asi ongi, et nüüd see toetussumma on päris suur. Ja enamasti siis kogu see nõndanimetatud riik elabki sellest toetusest. No eks nende enda majandustegevus, see on ikka väga marginaalne ja praktiliselt kogu ÜRO üks selline agentuur UNRWA loodi ju selleks, et toetada Palestiina pagulasi. Nimelt siis Iisraelist iseseisvussõja ajal põgenes ära umbes 700 000 araablast, kes siis lootsid koju tagasi pöörduda niipea, kui Iisrael hävitatakse, aga no ei ole hävitatud. Ja nüüd saan koju minna. Aga muidugi teine asi on see, et nad ei arvesta sellega, et Araabia maadest aeti umbes sama palju ja natuke rohkem juute välja, kes oleks pidanud ka olema pagulased. Nüüd Palestiina pagulasi on saanud 700 000, nüüd ligi 80 aastaga on saanud umbes 6 miljonit. Et ühtegi ei ole rehabiliteeritud, kõik, kes veel elus on pagulased ja mõni, kes on surnud, on ikka veel pagulane ja nende lapsed ja lapselapsed ja mitmes põlvkond on pagulased. No me juudi pagulasi väga ei tea, me ei ole kuulnud nendest, et need 850 000 umbes oli juudi pagulasi Araabia maailmast, et neid mingi ÜRO agentuur nüüd üleval peaks ja põlvkondade viisi üleval peaks. Et vaat siin ongi nüüd see suhtumise erinevus,
et millegipärast on nendest loodud nüüd selline toetatav ühiskond ja mis kõige kummalisem, et kui nüüd Iisrael loovutas nagu sellise musternäidiseks, Gaza loovutas araablastele, ütles, et meie ei taha teid valitseda, et me anname täiesti ühe piirkonna teile suure tükina üle, võtke, valitsege ja sinna on läinud siis tohutu hulk toetusraha, siin on tehtud 500 kilomeetrit tunneleid maa alla, sõjalise eesmärgiga tunnelid, siin on rajatud relvatehased, relvalaod, terroristide komandopunktid ja kõik, mis seal on, sealt on tulnud tuhandete viisi rakette ja siis kogu maailm peab neid toetama. Tähendab, et nad elavad toetusest, aga neil kuidagi millegipärast raha jätkub, et kogu see sõjaline struktuur sinna püsti panna. Ja nüüd Palestiina omavalitsus omakorda, nemad leiavad, et neil on kohustus maksta igale vangile, kes on mingi terroriteo juutide suhtes toime pannud, on kohustus maksta temale ja tema perele siis toetusi. Aga muidugi see siis mõne vaese araabia mehe, kes enam toime ei tule, paneb mõnda kuritegu tegema, sest siis ta teab, et tal on ülalpidamine elu lõpuni ja nii edasi. Tähendab, et siin kogu see areng ongi nagu selline väga äraspidine. Ja kui nüüd sellisele seltskonnale anda riik, öelda, et okei, me tunnustame teid riigina. Riik, kellel ei ole piire, kellel ei ole oma majandust, kellel ei ole oma välissuhtlust, kes ei suuda isegi oma kodanike ees ennast tõestada. 20 aastat ei ole valimisi olnud, Mahmoud Abbas on võimul, lihtsalt ta endal vahepeal ehitas lossi ja muretses eralennuki, et suur vaene toetatav pagulaste juht. Et siis tekib küsimus, et kuidas me võtame seda tõsiselt ja tegelikult neil ei ole ka oma rahva hulgas toetust. Sest rahvas toetaks terroristlikku Hamasi pigem mitte Palestiina autonoomiat, kelle kohta nad ütlevad, et ta on nii korrumpeerunud, et teda ei saa toetada, sest kõik rahvusvaheline raha, mis läheb nii palju, kui ta jaksab ära kulutada, ta võtab endale ja siis, kui midagi üle jääb, siis annab ka rahvale midagi näpuotsaga. Tähendab, et kogu see asi, see riigi loomine neile nüüd on küll selline asi, mis sellisel kujul on mitte teostatav ja ma arvan, et ka Eesti riigi poolne otsus, et mitte sellises olukorras toetada või tunnustada seda riigiks, oli selles suhtes väga adekvaatne, sest Eesti küll minu arvamusele vastupidiselt arvab, et kahe riigi lahendus on ainus lahendus, aga ütlevad, et kuna seda teist riiki ei ole, siis me ei saa ka teda riigina tunnustada. Et see on võib-olla vähemalt üks samm tõele lähemale. Oota, Peeter, võimalik, et tõesti kahe riigi lahendus on ainus lahendus, aga see ei tähenda seda, et Palestiina riik peab nui neljaks tulema juudi riigi sisse. See võib vabalt tähendada seda, et Palestiina riigi jaoks antakse mingid alad ajaloolise Palestiina territooriumid, mis on siis näiteks Jordaania, tänapäeva Jordaania või tänapäeva Süüria osa, eks ole. Sinna saab need inimesed ju ilusti ära majutada või paigutada, kes ei taha Gazas või Jordanis jõe läänes kaldal seal elada. See on ju tänapäeva vahendite ja võimaluste juures täiesti teostatav, aga miks on seda võimalust teadlikult eiratud või juhtusest eiratud? Kumb on siis tõenäolisem? Ja, ma ise arvan sama, et see on võimalik ja teine asi, see tuleks odavam, kui läbi aastakümnete kogu rahvusvahelise üldsuse toetust neile maksta. Ma arvan, et neil on nii palju miljardeid juba makstud, et neil oleks võinud kõigile kuskile uhked korterid või majad ehitada ja need isegi üle kullata. Oleks tulnud ka odavam, kui kogu seda asja ülal pidada, seda 6 miljonit nii-öelda Palestiina pagulast ja nimetada kõik nende järglased ka pagulaseks, mitte neid integreerida kuhugi, et see on selline poliitiline akt ja see on kellegi soov lihtsalt konflikti üleval hoida. Et tegelikult see rahvas võiks ju vabalt ja nii nagu ma siin kaardi peal näitasin ka, see Araabia maailm on ikka väga suur. Et tegelikult nad saaks oma rahva keskel elada ükskõik kus ja rääkida oma keelt. Ja teine asi on ka see, et
kellele siiski väga meeldib elada seal lääne pool Jordani jõge ehk siis jõest mereni Jordani ja Vahemere vahel, siis ega see ei ole ka keelatud, sest ka Iisraeli riik on oma koosseisu kodakondsetena vastu võtnud. Täna elab seal umbes 2,1 miljonit araablast, kellel on õigus osaleda poliitikas, osaleda ettevõtluses, kultuuris, äris, kõike teha. Neid on ka Knessetis, on araablastest riigi esindajaid, on ka druuside näol, siis on ka araablastest ka ministreid olnud. Et praktiliselt araablane saab olla ka juudi riigis ükskõik mis positsioonis ja ta võib elada võib-olla paremini kui keskmine araablane siis Araabia riikides elab. Et selles suhtes keegi neid ei aja sealt välja, aga ega iga inimene, kes tahab seal elada, ei pea siis oma riiki omama. Et siin võiks jälle tuua näiteks Eestimaa, et me ei pea igale rahvusele, kes siin elada tahab, siis oma riiki rajama. Et see on täitsa õige. Ja tuletagem siinkohal meelde näiteks, et endine Iraani president Mahmoud Ahmadinejad on samuti juut, pealegi Bagdadi juut. Aga see ei tähenda, et ta Iraanis elades nõuab, et sinna tuleks juudi riik rajada. Ta on seal Iraani patrioot, samamoodi nagu näiteks need Gaza rahulikud palestiinlased, araablased on Iisraeli patrioodid. Nad teostavad ennast seal, kus nad on. Nad ei pea tingimata olema agressiivsed. Muide selline küsimus, et kas araablasi leidub ka näiteks Iisraeli rahvuskoondistes spordialadel? Jaa, ikka, täiesti kindlalt ja nad on isegi võtnud Eurovisioonil esinema, mingitel aastatel on juut ja araablane koos laulnud ja tähendab, et siin ei ole nagu juudid väga sellist rahvuspiiri ei vea. Et nad on väga rahul ja nõus nendega ja muide isegi juudid on teinekord päris õnnelikud, et neil on araablased, sest nende usk ja kombed ei luba sageli teatud pühadel tööd teha ja siis on hea, kui teenindussfääris on ikkagi asi on püsti ja asi toimib. Et siis mõned araablased või siis Venemaalt läinud juudi abikaasad, kes võivad tööd teha, siis ikka seal toimetavad. No käsi peseb kätt. Mul on meelde jäänud Jordaania kohta loetud artiklitest, et Jordaania püüab luua muljet, nagu Palestiina pagulased oleks koorem, nagu nad ootaks, tähendab Jordaania võimud ootaks, et palestiinlased võimalikult ruttu lahkuvad, ütleme, soovitavad siis Gazasse või Jordani jõe läänekaldale. Aga see on selle poolest kummaline, et kui Jordaania ongi nagu suurem osa Palestiinast ja rahvusvahelisele üldsusele luuakse selline mulje, nagu palestiinlaste ainukene kodu olekski see ala, mis jääb juudi riigi piiresse. See on jälle natukene vassimise moodi. Kuidas sa arvad, Peeter? Ma olen nagu jõudnud iseenesest natukene tõdemuseni, et araablasele see riiklik moodustis ongi selline võõras asi. Et tema on pigem suguharupõhine, et temal nagu loeb rohkem tema hõimu või tema väga lähedase hõimu selline kooslus ja sellepärast võib-olla mõnigi nimetab, ütleb, et ei, meil ei ole seal ei Egiptuses ega Süürias ega Liibanonis, et me ei saagi sinna minna, sest seal on hoopis teised suguharud, kes oma asja valitsevad. Ja see on huvitav, et Iisrael on isegi teatud mõttes nagu näinud ka seda varianti ja võimalust, et selle asemel, et Palestiina riiki sinna luua, nad ise väga ei taha ka Araabia aladel neid araablasi valitseda. Ja nad on pakkunud välja, et nad võiksid need suguharu pealikud ühesõnaga siis tunnistada, kes juudi riigiga teevad heal meelel koostööd, et tunnistada need siis piirkondlikeks juhtideks. Et ühesõnaga need omavalitsuse juhid ei pea olema siis mingi Palestiina autonoomia, mis on üdini korrumpeerunud, vaid võiks olla siis hõimujuhid, keda rahvas tunnistab, keda nad järgivad, kes on nende jaoks arvamusliidrid ja siis praktiliselt seda pakkus välja näiteks Hebronis, mis on ka üks Iisraeli vanadest hällidest, kus on tänasel päeval üks väike juudi asundus ja väga suur araablaste asundus. Ja need pakkusid ise, et andke meile võim ja me valitseme ja me ei taha sellest Palestiina autonoomiast mitte midagi teada. Aga mille taha see jäi siis?
No siin rahvusvahelist tunnustust ei ole. Pakutakse ikka, räägitakse, et Mahmoud Abbas on ainus araablaste esindaja seal ja no vaat just see, et see kahe riigi värk ja muidugi ega nad ei taha ka võimu käest ära anda, nii et kui enamust ei ole nende ideede järgijaid, siis noh, see lihtsalt lämmatatakse, summutatakse, aga võimalik, et Iisrael on ka midagi neid liine pidi pakkunud ka Gaza valitsejateks, et Gazas, et kui leidub neid, kes oleksid sellised rahulikud ja rahumeelsed, noh, seal asja korraldajad, et Iisrael pakuks administratsiooni ehk siis piirkonna administreerimise erinevatele suguharu juhtidele, kes teevad koostööd, aga et siis siiski nad turvalisuse pärast ei annaks, no ühesõnaga sellist, et oma sõjaväge nad päriselt välja ei tõmbaks. No piisavalt peab olema ikkagi sellist korrapidamist ka. Aga jah, et seda nagu nähakse ühe variandi ja võimalusena, et kuidas saaks koos eksisteerida siis need araablaste kogukonnad siis ka Iisraeli piirides. No see tundub päris arukas lahendus olevat ja on kummaline, et seda pole veel kasutatud. Teisest küljest on arusaadav, kuna Palestiina oma valitsusele see oleks kahjulik, siis korruptsioon lõpeks või vähemalt nende tulu kahaneks oluliselt. Aga tulgem korraks pealinna juurde, sest need, kes tahavad, et Palestiina riik rajataks 4 juudiriigi sisse, need ju nõuavad, et selle moodustise pealinnaks saaks Ida-Jeruusalemm. Aga Peeter, ütle, milline võiks olla sel juhul parim Palestiina riigi pealinn, kui me peame silmas seda ala, mis jääb väljapoole praegust Iisraeli? Kas need on mingisugune ajalooline keskus, ütleme praeguse Jordaania või Süüria territooriumil, mis sobiks nende riigi pealinnaks? Tegelikult ikkagi neile lähim koht on Jordaania, et mis iganes, et Amman võiks täitsa olla. Ja tegelikult jah, et nüüd nad peaksid mingil määral nüüd eraldi oma riiki saama. Aastast 48 kuni 67 neile sobis väga hästi olla osa Jordaaniast, miks siis täna ei peaks sobima. Et noh, et see nagu tulebki kummalisena, et nii kui Iisrael selle ala võttis, siis on neil nüüd vaja oma riiki, aga enne seda olid nad osa Jordaaniast ja väga hästi sobis. See on jah kummaline ja suurem osa vaatajaid seda ei teagi. Hea, et sa seda mainisid. Ja muide, ka kui ÜRO seda nüüd jagas, kuigi nad jagasid ebaõiglaselt, tahtsid ikka araablastele ka nüüd osa Iisraeli anda, siis aastal 47, kui ÜRO otsus tuli, siis nende kaartide peal, mis jagati, Jeruusalemma ei pakutud araablastele. Et ei Jeruusalemma ega Betlehem, ei kumbagi. Aga kus see mõte tuli üldse, et Ida-Jeruusalemm anda Palestiina riigi pealinnaks? No see tuli siis, kui see jäi jordaanlaste valdusse, jäi see aastast 48 kuni 67 ja siis, kui Iisrael 6 päeva sõja võitis, siis nad nõudsid, et nad peavad saama kõik need alad tagasi. Aga neil ei olnud keegi neid alasid tegelikult pakkunud sellisena, nii et Jeruusalemma ei pakutud. ÜRO, ma olen seda resolutsiooni lugenud, see on üsnagi selliselt kõhkleval moel on see kirjutatud, et see või Jeruusalemm võiks jääda 10 aastaks rahvusvahelisse haldusalasse otseselt ÜRO alluvusse ja pärast 10 aastat siis võiks selle jagamisega edasi tegeleda või võiks otsustada. Nii et 47 novembris, kui see ÜRO resolutsioon välja andis 181, et siis tegelikult ÜRO nagu isegi ei pakkunud seda araablastele ja kui Jordaania selle vallutas, siis nagu arvati, et kui Jordaania juba korra selle vallutas, siis see on läbi aegade nüüd edaspidi juriidiliselt korrektne, et see kuulub araablastele. No tähendab, et kui niimoodi neid kuuluvusi jagatakse ja siis räägitakse, et rahvusvaheline õigus niimoodi nõuab, siis ma ei tea, mille alusel seda nõutakse. See on väga kummaline ja siis ei saa nagu seda enam tõsiselt võtta.
ja ma just mõtlen, et see on nüüd, need on need asjad, mida ka enamus poliitikuid, kes tänasel päeval otsustavad neid asju ja kes ÜRO-s hääletavad, tõenäoliselt nad ei teagi. Vaevalt, et nad on kõik need resolutsioonid läbi lugenud. Nad lihtsalt on lugenud tsitaate nendest ja täpselt nii, kui keegi ütleb, et meil on õigus sellele, siis nad ütlevad, yes, meil on õigus ja nad seisavad selle eest. Aga et tegelikult nüüd päriselt, kui näpuga järgi ajada ikkagi nendest tekstidest, siis sa vaatad, et ei, Jeruusalemma ei ole küll kunagi keegi pakkunud araablastele ühegi riigi osaks, ei Jordaania ega hiljem ka nende arust loodava Palestiina riigi koosseisu, et mille põhjal siis nüüd nõutakse, et sealt pool Jeruusalemma peaks saama siis araablastele. Nii et vaat, siin on nii palju on seda segast ja seda vahtu, et siin, nagu ma alguses nimetasin, et siin aetakse segamini, aetakse rahvuse, aetakse geograafilise asupaiga, aetakse kõik need tagastamised, et Iisrael on okupeerinud, no ei saa okupeerida ju olematu riigi maad, eks ole. Iisrael ei ole Palestiina autonoomialt küll midagi okupeerinud. Kui ta okupeeris, siis nimetame õigete nimedega. Jordaanialt võttis tüki ja Egiptuselt ja Süürialt. Aga et see on juba küsimus nende suhetes nende riikidega. See on nende omavaheline asi, Palestiina ei puutu siin asjasse. Ja, et kuna Palestiina riiki ei olnud ja ei ole kunagi olnud ajaloos, et siis me ei saa öelda, et Iisrael oleks neid okupeerinud. Eks ole? Ja kui jutt läks rahvusvahelisele õigusele, mul on meelde jäänud, et Palestiina aktivistid ju nõuavad Iisraeli riigi ärakaotamist. Aga Iisraeli riik ehk juudi riik, see on ju juutide oma riik. Igal rahvusel, kes on saavutanud oma arengust teatud arenguastme, on ju õigus oma riik luua. No ikka, jah. Ja nüüd on küsimus, et kui Palestiina aktivistid tahavad, et Iisrael üldse ära kaotada, vähemalt sealt praeguse koha pealt, kus nad siis kujutavad ette juudi riiki, kus see võiks olla? No vot, täpselt nii see ongi, et tegelikult nad ei arvesta reaalsusega, et Iisrael on väga pikal ajaloolisel perioodil olnud just selle koha peal, et nemad ei loonud uut riiki, nii nagu Eestigi, eks ole, et Eesti taastas oma riikluse ja samamoodi Iisrael ei rajanud uut riiki sinna, vaid taastas oma riikluse ja see on huvitav, et arheoloogia pidi nüüd olema araablaste kõige suurem vaenlane, et iga nädalaga tuuakse kümneid ja mõnikord sadu objekte välja maa seest, mis tõestavad jälle juutide ajaloolist olemasolu sellel maal ja siis nad jälle toovad välja ja panevad selle kuskile välja ja see on siis jälle, et millega siis kogu see araabia maailm seisab nagu sõrad vastu. No see meenutab mulle Transilvaaniat, sest arheoloogia on ka Transilvaanias rumeenlaste kõige suurem ja ohtlikum vaenlane, sest tõestab, et ungarlased olid seal juba enne rumeenlasi. Aga kui meenutada, siis 7. oktoobril 2023 toimus ju Iisraelis terrorirünnak kaitsetud eraisikute vastu ja kuigi sina oled minust tunduvalt parem Palestiina asjatundja, mulle siit teemalt on jäänud selline mulje, et pärast tollast rünnakut selline kooselu ei ole enam võimalik, kus rahumeelsed juudid või ütleme araabia rahvusest kodanikud elavad kõrvuti sellistega naabritega, kes iga hetk võivad teha midagi äkilist. See tähendab, et tookord nagu rahumeelse koos eksisteerimise aeg sai läbi. Ja siis tekkis tõesti nagu ainukene võimalus luua kaks riiki, aga see teine riik, tähendab Palestiina riik, oleks siis väljaspool juudi riiki. Kas mu mulje on õige või on ta veidikene kallutatud või naiivne? Kuidas sa arvad, Peeter? No juutide hulgas on olnud kuni siis selle 7. oktoobrini 23 on olnud nagu selline väga lahka arvamine selle teise riigi tekitamisest. Nagu selline vasakpool või siis liberaalsem pool on alati soovinud, et parem loome neile oma riigi, et siis meie rahvusriik ei sega, ühesõnaga, et lihtsam on, kui ei ole liiga palju võõrast rahvust hulgas ja nii edasi. Nii et umbes pooleks on olnud see arvamus,
kas annekteerida siis kogu see ala, mis on siis ka vaidlusalused alad või siis rajada ikkagi araablastele mingi riik ja mingid tükid oma maast lahti öelda. Ja see on olnud kuni 23. või aastani, aga pärast seda rünnakut täiesti kardinaalselt olukord muutus. Nii et mitte ainult nüüd rahvuslikud juudid ei ütle, et ei ole võimalik sellise naabriga oma lähinaabruses elada, vaid meil peab olema selge distants ja vaat see nüüd lõi selle olukorra, sest enamus neid inimesi, keda nad tapsid, olid suhteliselt heades suhetes araablastega, nad kuidagi ei vaenanud neid, nad üritasid oma sõprust näidata igatepidi. Nad ei oodanud seda rünnakut. Ei, nad isegi nagu arvasid, et ehk on Gazas nagu muutunud nagu sõbralikumaks kogu see seltskond ja tähendab, et juut nagu iseenesest ei ole ju kunagi agressiivne olnud. Ta on enamasti, ta on suhteliselt leplik, ta on ka suhteliselt liberaalne, et nende jaoks nagu ei ole nagu selliseid piire ja tõkkeid, vähemalt rahvuste vahel kindlasti mitte. Aga et see olukord lõi nagu täiesti need ideed sassi ja praktiliselt tuli rahvuslaste poolele tuli väga kõva täiendus. Kui ma nüüd peast väga palju mööda ei pane, vist 17% muutis oma arvamust sellest, et kui enne oli 50-50, siis nüüd on kuskil vähemalt 2/3 1/3 vastu, kes ütlevad, et ei mingit teist riiki ei tule. Ja nüüd selle aasta jooksul, nüüd tänavuse aasta jooksul, siis kevadel võttis Knesset vastu ühe resolutsiooni, mitte siduva küll, et teist riiki ei tule, et ei anta Palestiina riigile tükke Iisraelist ja nüüd augustis siis oli teine mittesiduv resolutsioon ja nüüd esimest korda paar nädalat tagasi ütles peaminister Netanyahu nüüd siis riigi juhina ja valitsuse poolse esindajana, et Palestiina riiki lääne poole Jordani jõge ei tule. Et ühesõnaga, et see on siis nüüd kõigil tasanditel, vähemalt juhtide tasanditel välja öeldud, et seda asja ei juhtu. Ja nüüd võib muidugi iga teine võib tunnustada seda üksust seal riigiks, kes tahab 150 maailma riiki on juba tunnustanud Palestiinat riigiks, aga sellelegi vaatamata see ei ole rohkem riigiks hakanud, kui ta enne oli. See on umbes samasugune riik nagu Dnestrijärgne vabariik või Küprose Türgi vabariik. Aga Riigikogus meil on teatavasti ka üks selline toetusrühm või sõprusrühm, mis on Iisraeli sõbralik. Ja siis mul on meeles, et eelmisel kuul ehk siis 2025. aasta septembris Riigikogu arutas üht rahvaalgatust, mille eesmärk oli keelustada ja laiali saata selline sõprusrühm või toetusrühm. Ma ei mäleta, kumb see sõnastus oli, neid on seda 2 liiki. Peeter, kas oskad öelda, mis sellest sai? Kas see nii-öelda päh saadikurühm saadeti laiali praeguseks või ei ole veel saadetud? See oli siis Eesti-Iisraeli parlamendirühm. Ja mis sellest sai siis? Ja ei, sellega on kõik hästi, et ikka endiselt on olemas ja keegi ei ole seda laiali saatnud ja Riigikogu liikmed on nimelt suveräänsed selles suhtes, et nad võivad moodustada igasuguseid toetusrühmasid ja vastavalt nii nagu nad heaks peavad, siis peaaegu, et igal riigil on oma toetusrühm ka meie Riigikogus või vähemalt olulisematel riikidel ja nii on ka siis Iisraeli toetusrühm, et seda nagu keegi ei saa ühegi seaduse alusel niimoodi laiali saata, isegi kui 1000 inimest panevad selleks allkirja, 1000 inimest võivad igasugust asja välja mõelda ja soovida, aga ega see nüüd sellepärast midagi ei tähenda, et see nüüd natukene vahtu üles keris, aga ei midagi ta tegelikult korda ei saatnud. Aitäh, Peeter, et tulid meie saatesse. Nüüd lõpetuseks palun sulle öelda, äkki on midagi, mida ma ei taibanud küsida, äkki sa tahaks midagi teatada meie vaatajatele. Sulle praegu see võimalus. Palun, Peeter.
No ma lihtsalt ütleksin, et kui natukene tagasi mõelda, et riik, mis rajas ennast sinna 3500 aastat tagasi, on tänase päevani seal ja on suhteliselt edukas olnud ja isegi sõja ajal on majandus kasvanud ja arenenud ja teeb suuri asju. Et tegelikult seda nüüd niisama kuskilt jõest merre lükata ei ole õnnestunud siiani ja ma võin täiesti veendunult öelda, et seda ka ei õnnestu teistel. Aga ja teine asi, et need, kes nüüd Palestiina riiki tahavad sinna Iisraeli asemele, mõelgu natuke, et kas ikka tasub toetada terroriste või tasub olla riigi selja taga, kes on ka Eestile sõbralik riik, kes on demokraatia, kes on väga mõistlik riik enamus asjades. Me ei tarvitse kõiges küll ühte meelt olla ja me ei ole kellegagi võib-olla ühte meelt teinekord ka oma perekonnas, aga see ei tähenda, et peaks keegi olema vaenulik Iisraeli suhtes, et siin neid kahte asja võrrelda, et ikkagi soovitan olla kõigil Iisraeli selja taga, mitte terroristide selja taga. See lõppsõna jääb hästi meelde. Aitäh, Peeter! Selline saigi siis Uudistekeskuse saatesarja Heade mõtete kast 12. saade. Ja tänases saates oli teemaks tegelik Palestiina. See tähendab see, kui suur on Palestiina tegelikult, kust jookseb tema tegelik piir ja milline on siis tõde ja vale, mida levitatakse Palestiina kohta. Tänase saate külaliseks oli Eesti-Iisraeli keskuse juhataja Peeter Võsu ja tema kutsus siin meie saatesse esinema sel põhjusel, et tema on Eesti üks paremaid Palestiina asjatundjaid üldse. Ja tema asjatundlikkust ja heatahtlikkust arvestades on meil põhjust loota, et ta tuleb meie saatesse esinema edaspidigi. Sest ta rääkis täna palju uut ja huvitavat, kuid Palestiina kohta leidub Eesti vaataja jaoks tundmatuid asju küll ja küll. Et vaatame, mida toob tulevik, milliseks kujuneb Palestiina ja Iisraeli käekäik ja millised on siis meie vaatajate ootused. Kes soovib midagi küsida või teatada, kirjutage meile elektronposti aadressil info@uudistekeskus.ee. Teatage oma ettepanekud, teatage oma tagasiside. Püüame teha võimalikult häid saateid vastavalt oma võimalustele. Sellega on siis Heade mõtete kasti 12. saade lõppenud. Kohtumiseni, kuulmiseni järgmisel korral.